Liigume nüüd edasi 5. päevakorrapunktiga, milleks on Isamaa fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise eelnõu. Kutsun eelnõud ette kandma Isamaa erakonna saadiku Johanna Kuusi. Aitäh, lugupeetud Riigikogu eesistuja. Loen ette Isamaa maapõueseaduse muutmise eelnõu. Eesti Vabariigi seadusest tulenevalt otsustab noorte Riigikogu muuta maapõueseadust alljärgnevalt. Paragrahv 1. Maapõueseaduse muutmine. Maapõueseaduses tehakse järgnevad muudatused. Paragrahvi 46 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgnevalt. Põlevkivi kaevandamise aastamäär on 45 miljonit tonni. Seadusesse lisada paragrahv 2. Seaduse jõustumine. Käesoleva maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu jõustub 1. juunil aastal 2025. Lugupeetud saalis viibijad, meie vaated võivad olla erinevad, kuid lõpuks oleme me kõik eestlased ja peame oma hingeasjaks pidama Eesti võimet toime tulla nii majanduslike kui ka julgeolekuliste väljakutsetega. See on meie riigi alus ja iseseisvuse eeldus. Arvame, et maapõueseaduse muutmine on samm meie kõigi ühise eesmärgi poole. Kindel ja turvaline riik. Põlevkivi on Eestis kaevandatud rohkem kui 100 aastat ja see on olnud peamiseks siseriiklikuks energiaallikaks. Näeme, et Eesti peaks hakkama kaevandama põlevkivi suurtemates kogustes, et arendada kodanike ja riigi toimetulekuvõimet. Meie eesmärk on kindlustada, et põlevkivi kaevandamise suurendamine võimaldaks meil rajada stabiilset tulevikku, suurendades energiavarustuskindlust ja majanduslikku turvatunnet. Põlevkivitööstuse arendamine suurendab ka tööhõivet, mis on kriitilise tähtsusega nõrga majandustegevusega piirkondades. Tööhõive suurendamine maapiirkondades vähendab inimeste kolimist suurlinnadesse. Regionaalarengu aspekti silmas pidades on väga oluline märkida, et igasugune ettevõtlus, mis liigub aeglustunud majandusega aladesse, aitab lõpuks kaasa piirkondliku ebavõrdsuse vähendamisele. Eesti maapõues on suurtes kogustes põlevkivi. Selle ressursi kasutamine vähendab Eesti energia sisseostu vajadust ja tekib sõltumatu energiataristu, mis omakorda positiivselt mõjutab Eesti Vabariigi julgeolekut. Venemaa Föderatsioonist lahtiütlemine seab tasakaalust välja pinge elektrikaablites Eesti, Soome ja Poola vahel ning võib tekkida olukord, kus tervet riiki ohustab laiapinnaline elektrikatkestus. Sõltumatu energiataristu võimaldaks Eesti riigil olla sõltumatu välistest energiatoodangutest, mida importitakse teistest riikidest. Elades geopoliitiliselt agressorriigi kõrval, peame väga oluliseks investeeringuid julgeolekusse. Siinkohal rõhutame, et põlevkivitööstuse arendamine avab ukse ka lõhkeainete tootmisele, mis omakorda toetab meie riigi kaitsetööstuse kasvu ja tugevnemist. Head kolleegid, seame täna Eesti tuleviku esikohale. Sinu otsus toetada meie eelnõud on otsus kindlustada tugev ja sõltumatu Eesti. Riik, kus igal inimesel on võimalus elada väärikalt, kus energiajulgeolek on meie kätes ning kus kõik saavad elada paremas ja stabiilsemas ühiskonnas. Olgem need, kes julgevad näha kaugemale ja võtta vastutus kindla tuleviku kujundamise eest. Lõppkokkuvõttes seisame me valiku ees, mis määrab Eesti tuleviku energia- ja majandusvaldkonnas. See eelnõu ei ole pelgalt tehniline muudatus, see on samm edasi meie riigi iseseisvuse, kindluse ja heaolu suunas. Astume selle sammu koos. Hääletame Eesti ja meie inimeste tuleviku poolt. Pidagem meeles, et me iseseisvusime selleks, et olla iseseisvad. Aitäh! Eelnõule on laekunud ka muudatusettepanek. Kutsun kõnepulti muudatusettepaneku esitanud Eesti Keskerakonna fraktsiooni saadiku Karmen Eliise Keki. Muudatusettepanek näeb ette, et seaduseelnõusse lisatakse sõltumatu keskkonnamõjude hindamise nõue enne, kui kaevandamise kvooti tõstetakse. Saadikul on nüüd võimalik oma muudatusettepanekut kaitsta. Austatud eesistuja ja saalis viibijad. Isamaa välja pakutud seaduseelnõusse tuleks lisada säte number 2. Näol kohustus läbi viia sõltumatu keskkonnamõjude hindamine enne põlevkivi kaevandamise kvoodi tõstmist, sest see on oluline nii keskkonna, majanduse kui ka meie rahvusvaheliste kohustuste seisukohast. Esiteks,
Põlevkivi kaevandamine avaldab suurt mõju keskkonnale, sealhulgas õhukvaliteedile, veekogudele ja elurikkusele. Ilma põhjaliku hindamiseta võivad negatiivsed mõjud jääda märkamatuks, mis võib viia pöördumatute keskkonnakahjudeni. Keskkonnamõjude hindamine annaks võimaluse probleeme ennetada ja rakendada meetmeid, mis aitavad kaitsta nii loodust kui ka kodanikke ja kogukondi. Teiseks, Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik ja seetõttu peame järgima Euroopa Liidu keskkonnaalaseid õigusakte. Nende hulka kuulub ka nõue, et suurtel kaevandusprojektidel peab olema sõltumatu keskkonnamõjude hinnang. Sellise kohustuse lisamine aitab tagada, et meie tegevus vastab rahvusvahelistele standarditele ja hoiab ära võimalikke trahve. Kolmandaks, keskkonnamõjude hindamine on kriitilise tähtsusega pikaajalise jätkusuutliku arengu tagamiseks. See aitab leida tasakaalu majanduskasvu ja keskkonnahoiu vahel, võimaldades teha teadlikke otsuseid, mis toovad kaasa nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele hea tuleviku. Kokkuvõtteks on sõltumatu keskkonnamõjude hindamine hädavajalik, et vältida võimalikke riske ja tagada, et põlevkivi kaevandamise kvoodi tõstmine ei tooks kaasa kahjulikke tagajärgi meie keskkonnale, majandusele ja rahvusvahelistele suhetele. See on samm vastutustundliku ja läbimõeldud seadusandluse suunas. Aitäh! Kas Riigikogul on muudatusettepaneku esitajale küsimusi? Selleks tuleb end registreerida sõnavõtu järjekorda. Reformierakonna fraktsiooni saadik number 26, Eke Henk. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Sooviksin küsida, et juhul, kui otsustatakse, et see on liiga kahjulik keskkonnale, mis saab edasi Isamaa ettepanekust tõsta seda kaevandamismäära? Aitäh küsimuse eest. Me ei tea ju veel vastust sellele küsimusele otseselt, sest et me ei ole viinud läbi neid looduslikke uuringuid, kuid teine variant oleks alati rohelised energiat, mille poole tegelikult me peaksimegi pürgima. Aitäh! Kui keegi soovib sõna võtta, palun registreerida sõnavõtu järjekorda. Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni saadik number 103, Rene Ben-Pihl. Aitäh sõna eest. Mul tekkis küsimus, kas see komisjonil on tegelikult mingisugune võim ka keelata seda nagu kaevandustegevust või ta on ainult hindamiseks? Aitäh! Kuna tegemist on erapooletu komisjoniga, siis ta ei saa kuidagi seda ära keelata, aga ta saab anda nõu, et see ei ole või on siis hea valik või mitte. Aitäh! EKRE saadik number 11, Kristjan Maiste. Aitäh, austatud eesistuja. Aga mul siis tekib küsimus, et kas seda nõu võetakse kuulda ka või me lihtsalt lisame ilma mingi põhjuseta bürokraatiat juurde siia? Aitäh. Ma arvan, et kõik siin saalis viibijad siiski peaksid hoolima Eesti loodusest, Eesti rahvast, Eesti kogukonnast. Eesti on ilus roheline riik, me ei taha seda ära kaotada, me ei taha tekitada enda rahvale igasuguseid keskkonnariske, terviseriske. Ma usun ja loodan, et need saadikud, kes siin saalis on, võtavad selle sõltumatu komisjoni nõu kuulda. Isamaa saadik number 23, Johanna Kuus. Tänan sõna eest, et kui eelnõu vastu võetakse, siis see näitab ilmselgelt juba parlamendi meelsust, et kas see ilmtingimata oleks siis ikkagi vajalik, et need protseduurid läbi viia või see oleks lihtsalt ressursi raiskamine, eriti veel nagu välja toodi, et neil ei ole tegelikult otsustamisvõimalust. Aitäh küsimuse eest. Me peame lihtsalt selle uuringu läbi viima, sellepärast et selle kohustuse seab meile Euroopa Liidus olemine ja nagu ma ennest ütlesin, siis Euroopa Liidu kõik kaevandusprojektidel on vaja mingit looduslikku ja keskkondlikku hinnangut. Aitäh. Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadik number 103, Rene Ben-Pihl. Aitäh uuesti sõna eest. Ma arvan, et kõikide nende küsimuste nagu eesmärk oli see, et
meil on väga raske uskuda, et põlevkivi kaevandus on keskkonnasõbralik. Ehk siis kas sellel komisjonil on tegelikult mingisugune võim see nagu ära keelata, kui nende uuringute nagu näitavad, et see on liiga palju looduse jaoks? Aitäh. Sellel komisjonil kindlasti on mingi võim, sest et ikkagist rahvas valib meid siia ja kui rahvale öelda, et see on kahjulik, siis see on kahjulik ja ma usun, et kõik me saame aru, et see on kahjulik ja seejärel me peaksime oma fookuse suunama kuskile mujale või siis tooma välisriikidest Eestisse tehnoloogiat, mis teeks põlevkivi kaevandamise vähem kahjulikuks. Aitäh. Külaline saadik number 32, Sander Talts. Aitäh sõna eest, austatud eesistuja. Aga mis saab Eestile hädavajalikust kaitsetööstuse uuendamisest, kui otsustatakse mitte lasta kvooti tõsta ja seda meeles pidades, et Eesti kõrval asub ikkagi agressorriik, kes võib igal hetkel meid rünnata? Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Teie eelnõus oli ka see siuke alasäte siis, et te sooviksite toota lõhkeaine materjali põlevkivijääkidest. Kas see ei annaks meie praeguses julgeolekuolukorras meie naabritele mingit valet sõnumit, justkui et me hakkame suuri lõhkeainetehaseid looma Eestisse? Isamaa fraktsiooni saadik number 23, Johanna Kuus. Ma tänan sõna eest. Isamaa fraktsioon on täielikult teadlik põlevkivi kaevandamisega kaasnevatest keskkonnamõjudest, aga me peame seda oluliseks ajutiseks lahenduseks, mille kõrvalt saame välja arendada uusi peamiste energiatoodangu lahendusi, et tagada iseseisvus meile energiavaldkonnas. Aitäh küsimuse eest. Me ei ole täielikult vastu sellele, me lihtsalt peame oluliseks, et me peame sinna kirjutama sisse sätte, mis seab siis kohustuse uurida neid keskkonnakahjusid, sest et me lihtsalt oleme Euroopa Liidu poolt kohustatud seda tegema ning teiseks, teie pakute välja see 45 miljoni tonni peale tõsta. Võib-olla saab seda natuke vähem teha, et see oleks loodusliku vähem kahjulikum. Kõikidele nende küsimustele saakski vastata täpselt seesama audit, mida me tahamegi saada ja see seadusse kirjutada. Aitäh. EKRE saadik number 11, Kristjan Maiste. Aitäh, austatud eesistuja. Te olete nüüd rääkinud siin, et komisjon annab nõu nii rahvale kui siis ka Riigikogule. Aga kas on ka mingisugune klausel kuskil, et toimuks midagi, et kõik ei ignoreeriks seda nüüd uut siis seda nõukogu, mis sinna tahetakse luua? Aitäh. Ma ei saanud hetkel teie küsimusest väga hästi aru, kuid ma eeldan, et ei ole sükist asja nagu ignoreerimine. Julgustan kõikidel saadikutel küsimusi esitada. Reformierakonna saadik number 26, Eke Henk. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Kas te saaksite palun öelda jah või ei vastusega, kas sellel komisjonil on võime peatada selle tehase ehitamine või selle kaevandusmäära tõstmine, vabandust? Sellel komisjonil on võim esitada aruanne Riigikogule ja seejärel saab Riigikogu otsustada siis selle üle. Aitäh. Keskerakonna saadik number 93, Romet Soer. Aitäh sõna eest, härra eesistuja. Mu küsimus on järgmine, et kas kõneleja on teadlik, et siis taastuvenergiate rajamine Eestisse või üldiselt rajamine ei ole keskkonnasõbralikum kui põlevkivi kaevandused? Aitäh. Me peame ikkagist mõtlema siin pikas perspektiivis ja me ei saa Eestit kaevandada täiesti tühjaks põlevkivist. Me peame mõtlema oma tulevikule ja seega rohelisele energiale. Me ei saa elu lõpuni kasutada fossiilseid kütuseid. Seega pikas perspektiivis on rohelist energiat siiski kasulikumad. Aitäh. EKRE saadik, võtan nüüd viimase küsimuse. EKRE saadik number 2, Rasmus Ihermann. Kas saadik võib naasta oma kohale?
kas Isamaa fraktsioon soovib muudatusettepanekule reageerida? Palun võtta sõnavõtu järjekorda või kõne järjekorda. Isamaa saadik number 32, Sander Talts. Võite tulla kõnepulti. Aitäh sõna eest, austatud eesistuja. Kuulsime just nüüd muudatust, mis oli väga ratsionaalne ja Isamaa on muudatuse poolt, kuna see oleks vägagi vastutustundlik tegu, kuid see uuring, et kui palju üldse see põlevkivi kaevandamine hakkaks nüüd mõjutama ja kõike seda, seal peab hakkama vaatama regulatsioone, et Eestis ikkagi saaks sellega vähegi tegeleda, kuna see on Eestile väga-väga vajalik. Aitäh! Panen hääletusele muudatusettepaneku. Muudatusettepanekule saab olla kas poolt või vastu. Erapooletuks jääda ei saa. Ettepaneku esitajaks on Eesti Keskerakonna saadik Karmen-Eliise Kekk. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Tulemusega poolt 91, vastu 4 on muudatusettepanek kinnitatud. Riigikogul on nüüd võimalus eelnõu esitanud fraktsioonilt küsimusi küsida. Palun panna ennast kõnede järjekorda. Selleks kutsun Riigikogu küsimustele vastama Isamaa fraktsiooni saadiku Alba. Lugupeetud kohalviibijad, saadikud, lugupeetud imelised esimehed ja naised, olen valmis teie küsimustele vastama. Sotsiaaldemokraatliku erakonna saadik 112, Noora Reinsalu. Aitäh sõna eest, austatud esimees. Minu küsimus on järgmine. Et Euroopa Liit on siiski suur osa meie õigusruumist, kuna me kuulume Euroopa Liitu, ehk siis teie planeeritud eelnõuga tekib oluline vastuolu Euroopa Liidu õigusega, sest et meil kehtib selline kokkulepe nagu Euroopa roheline kokkulepe, mille alusel peaks terve Euroopa Liit muutuma kliimaneutraalseks aastaks 2050. Et kui te siin hetkel planeerite seda põlevkivitööstust arendada, et siis kuidas te kavatsete neid eesmärke saavutada ja kuidas te kavatsete toime tulla nende rahatrahvidega, mis tekivad Euroopa Liidu õigusega vastuollu minemisel? Aitäh! Aitäh küsimuse eest. Et meie hetkene plaan on siis selline, et me investeerime sinna põlevkivisse sellega, et me tõstame kvooti. Ja meie mõte ongi selles, et Eesti riik hakkaks saama tulu siis sellest, mille arvelt me saame ehitada tuumajaama, mille jaoks meil hetkel ei ole vahendeid. Ja meie mõte on ka see, et sellest rahast väga palju lähebki just roheenergiasse saamiseks. Ja me oleme täiesti teadlikud sellest, et ta võib minna lahku Euroopa Liidu arvamustega või Euroopa Liiduga nendega, mida nad lubavad või mille eest nad hakkavad meilt võtma mingit maksu. Aga meil on plaanis minna Euroopa Liiduga rääkimas, et see on Euroopa Liidu huvides, et iga Euroopa Liidu riik suudaks saada üksinda iseseisvalt hakkama ja et iga riik oleks vaba siis kõrvalistest mõjudest, näiteks nagu meil on agressorriik Venemaa hetkel kõrval. Keskerakonna saadik number 70, Lenna Haandi. Aitäh sõna eest, lugupeetud eesistuja. Te mainisite, et antud lahendus on ajutine. Mida see täpsemalt tähendab?
See tähendab seda, et me planeerime seda põlevkivikaevandust hetkel prioritiseerida seni, kuni meil on valminud tuumajaam. Mis tuumajaam on meie tegelikult kaugem plaan, aga põlevkivi hetkene kvoodi suurendamine on lihtsalt esimene samm selleks, et me jõuaksime roheenergiani, mis on meie kõigi eesmärk. Ja tulevikus, kui meil on tuumajaam olemas, siis me saame seda põlevkivi kvooti langetada. Aitäh! Reformierakonna saadik number 45, Kristiana Isabel Nemets. Aitäh sõna eest, austatud esimees. Kui palju jääb üle seda jääkainet, millest üldse seda lõhkainet toota ning kas selle eksportimise tulu kataks selle tootmise kulu? Aitäh küsimuse eest. Mul ei ole täpseid arve selle kohta, kui palju seda jääkainet jääb alles. Aga kui me vaatame näiteks Ida-Virumaale, siis seal on suured hunnikud jääkaineid, mida saab ümber teha. On selline aine nagu heksamiin, mida saab teha ümber heksogeeniks, mis ongi see lõhkaine. Ja see on meile tegelikult väga oluline, et meil oleks Eestis mingi tööstus, kuna hetkel, kui me mõtleme rahalises mõttes, siis meil on väga palju sõjalisi olukordi ja meil on vaja Euroopa siseselt seda, et meil oleks iseenda lõhkeainet võtta ja Eesti tegelikult ka kasutab seda hetkel, me lihtsalt impordime seda mujalt poolt sisse. Eks meil kaoksid need kulud, pluss me saaksimegi välja saata seda. Ma täpselt ei tea, kui suur see arv on küll, aga ma tean, et see on väga suur ja miks me ei või kasutada seda ressurssi, mis meil nagunii praegu isegi üle jääb. Keskerakonna saadik number 83, Mart Pääsukene. Aitäh sõna eest, esimees. Et mul on selline küsimus, miks me praegu ei müü seda põlevkivi jääki, et miks me tõstame nagu üle 2 korra seda kaevandumiskvooti, aga miks me nagu seda praegust ei müü lihtsalt, miks meil on juurde vaja seda? Aitäh. Aitäh. Hetkel on lihtsalt probleem selles, et meil ei ole mingeid firmasid või ettevõtteid, kes tegeleks sellega. Ja ma tuletan meelde, et meie eelnõu põhipoint ei ole selles, et seda nagu hakata tegema ainult seda. Meie mõte on selles, et meil oleks energia, mida me saaksime ise kasutada, et näiteks hetkel meid ühendatakse lahti Vene võrgust, aga me nägime juba, kuidas nad üritasid Estlinki läbi lõigata mitu korda. Ja see on meie inimestele väga-väga suur oht. Ja meil on vaja suurendada iseenda energiatootlikkust, et me suudaksime ülal pidada oma enda inimesi rohkem kui 24 tundi. Keskerakonna saadik number 91, Kim Toor-Saan. Et tulles tagasi eelmisena mainitud küsimusele sellest, et see on ajutine lahendus, siis kui ma loen siin siis teie seletuskirja, siis siin pole mitte üheski kohas mainitud, et see on ajutine lahendus. Tõepoolest, meil ei ole seletuskirjas kirjas seda, et see on ajutine lahendus, aga me liigume roheenergia poole ja meie erakonnana arvame, et kui meil on roheenergia ja nagu eelpool oli mainitud ka see, et Euroopa Liidus on tehtud eesmärk, et me läheksime roheriigi poole, et see on lihtsalt praegu esimene samm selle jaoks ja tulevikus ma võin loota, et meie kõik otsustame selle poolt, et seda kvooti tulevikus vähendada, aga hetkel on see meie põhimõtteliselt ainus võimalus, sest et põlevkivist, kui me aastal 2022 saime kasu 400 miljonit ja kui hetkel on toimunud veel inflatsioon, on ju, kõik on läinud natukene rohkem kallimaks, pluss sõda on süvenenud, siis praegu, kui me võtame ainult need arvud, me teeniksime 900 miljonit eurot kasumit, mis võiks ka potentsiaalselt, millest võiks maksta ka potentsiaalselt natukene selle jaoks, et neid punkte, mis me oleme täna juba vastu võtnud, päriselt teostada. Et seda investeeringut on Eesti riigile igas mõttes vaja. Eesti 200 saadik number 67, Georg Roy Nuudi. Eesistuja. Minul siis tekkis selline küsimus, et Isamaa, kes siis pärineb Mart Laari ajast ja kes on loodud kui vabaturu siis edendajaid ja see on olnud teie põhiideid läbi ajaloo, siis kust nüüd tuleb suur soov olla plaanimajanduse jälgijad? Et te räägite siin mingist lõhkeainete tööstuse loomisest ja kogu energiavaldkonna riigi käes hoidmisest.
kus siis sihuke tugev kursimuudak? Me ei ole öelnud seda, et kogu energiamajandus peaks olema riigi käes. Meil on ikkagi erainimesed, kes võivad panna oma tuulikuid ja päiksepaneele ja meil on mõnes mõttes vaba turg, mis tähendab seda, et me müüme seda, meilt saab seda osta, meile saab nagu praegugi ju eraettevõtjad saavad müüa neid asju, mis neil müüa on, näiteks kui me räägimegi praegu elektrist. Ja me ikkagi usume vabasse turgu, aga meil on hetkel vaja teha lihtsalt väga suuri kaalutlusi Eesti rahva eest ja selle eest, et meil on potentsiaal sattuda energiakriisi, mis ei ole hea. Ja nagu elekter on, võib öelda tänapäeval juba Eesti riigis nagu kodanikuõigus. Keskerakonna saadik number 92, Loola-Tiina Särekanno. Aitäh sõna eest, härra esimees. Küsimus on järgnev. Põlevkivikaevandused on kohutava mõjuga nii seal töötavate kui ümbruskonnas elavate inimeste tervisel. Kuidas te tagate, et ei juhtu sama asi, mis juhtus Ida-Virumaal, kus inimesed kolisid ära enda kodudest, sellepärast, et kaevandatakse liiga palju ja liiga lähedal nende kodudele ning lisaks nad on ka haigestunud, näiteks vähki? Aitäh. Aitäh teile küsimuse eest. No, meil on need kohad, kuhu ehitatakse tavaliselt. Põlevkivijaamad on sellised, kus on väike asustus. Aga mõte on selles, et kui meil on, natukene mõned inimesed sealt kannatavad, aga te peate mõtlema sellele, kui palju töökohti tuleb juurde. Ja lisaks sellele terviseriskidele näiteks on suur teema CO2. Ja selle jaoks on välja mõeldud sellised asjad nagu CO2 võrgud, mis püüavad neid kinni. CO2 võrgud ei ole 100% täiesti nagu, nad ei tööta 100%. Aga kui me investeerime sellesse ja me tahame ka panna raha natukene haridusse, et harida inimesi, kuidas käia siis nende jäätmetega ja kuidas tuuma asjadega töötada, siis ma usun südamest, et me leiame sellised turvameetmed, kus inimesed ei pea haigestuma enam. Ja hetkel need, kus inimesed jäävad vähki, on selline potentsiaal on, aga me peame lihtsalt tugevdama oma turvavarustust. Reformierakonna saadik number 59, Marten Toovis. Aitäh sõna eest, lugupeetud esimees. Et miks just täpselt 45 tonni? Miks mitte rohkem või miks mitte vähem? Sest meil on seda põlevkivi tegelikult maa sees rohkem. Aitäh. Aitäh. No meie mõte ei ole tervet Eestit põlevkivist nagu tühjaks röövida. Et maavarad võiksid ikkagi siia alles jääda. Ja 45 tuli sellepärast, et me näeme, et Eestis majandusse on vaja tegelikult suurt süsti sissetulekut, sest et meil on nii palju innukaid inimesi ja innukaid plaane, mida meil on vaja viia edasi. Ja lisaks on meil vaja ehitada tuumajaama. Miks just 45? No, sellepärast ongi. Meil on ka näiteks, 45 tuli sellest, et meil olid erakonnasisesed arutelud, et mis see võiks olla ja mõned pakkusid liiga üle ja mõned pakkusid liiga vähe ja siis me tulime sellisele konsensusele ja keegi ei ole tahtnud seda veel muuta ja me leiame, et see on väga hea arv, sest et me ei võta liiga palju seda ära, aga me võtame mõõdukalt niimoodi, et meile jääks maavara ikkagi Eestisse alles. Meie eesmärk ei ole seda siit täiesti Eestit tühjaks viia. See on lihtsalt hetkene meede, mida meil on vaja teha, et meie inimestel oleks hea, et meie majandusel oleks hea. Võtan saalist viimase küsimuse. EKRE saadik number 9, Mirko Lainevool. Palun. Aitäh, härra eesistuja. Tuleb lausa 2 küsimust, et kas teil on mingisugune, praegu on meil siin räägime aastamäärast, et kas teil on mingisugune info, kas need aastamäärad on tegelikult eelmistel aastatel juba täielikult täidetud, eriti arvestades seda, et meie suurim põlevkivi elektrijaam on pidevalt
tööst väljas. Ja sellest tuleb ka teine küsimus, et kuidas me tagame siis selle, et isegi kui me seda aastamäära tõstame, et kas meil on põlevkivijaamad, mis päriselt ka töötavad, et me ei saa seda odavat elektrit jaamadest, mis seisavad. Aitäh. No ma saan rääkida näiteks aastast 2022, kus tegelikult kasutati ära ainult 9 miljonit tonni, mitte 20. Aga meie mõte ongi selles, et me loome võimaluse, et kui nad tahavad suurendada seda, mida ma arvan, et nad tahavad, sest et seal ikkagi liigub raha ja see on Eestile niivõrd tähtis, siis seda saab teha ja elektrijaamasid või põlevkivijaamasid saab alati teha korda. Ja ma arvan, et see, kui me teeksime elektrijaamad korda, see küll oleneb sellest, mida me nüüd edasi otsustame peale seda, kui see on vastu võetud. Kui me teeksime need elektrijaamad korda, siis võib-olla seal oleks veel väiksem risk haigestuda ja me teeksime need modernsemaks ja paremaks või tänapäevalikumaks rohkem. Aga hetkel ongi see, et meie mõte on suurendada seda, et meil oleks võimalus edasi liikuda meie plaanini, mis on tuumajaam lõppude lõpuks. Saadik võib naasta oma kohale. Kui on soovi sõna võtta läbirääkimiste voorus, registreerige end kõne järjekorda. EKRE saadik number 19, Janar Sepp. Lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid. Praegune olukord on päris raske. Rohepööre on viinud riigi majanduse sügavasse auku. Ja selleks, et sellest august nüüd lõpuks välja ronida, on praegusel hetkel põlevkivitööstus parim lahendus. Et meie riik saaks teenida tulu ja meil oleks elekter. Sest kui meil on energiamajandusega kõik korras, lambid põlevad, arvutid töötavad, siis me saame rahulikult ja adekvaatselt planeerida Eestisse ühte korralikku tuumaelektrijaama. On küll tõsi, et põlevkivitööstus tekitab tohutuid aheraine ja poolkoksimägesid ja ka CO2, mis ei ole just eriti ilus. Aga sellest hoolimata oleme me valmis pingutama, et Eesti Vabariik saaks ülla kingituse otse Elüüsiani väljadelt tuumajaama näol, mis oleks veelgi parem viis energiat toota. Ja lisaks sellele saaksime meie juurde ka lõhkeainet, millega meie riiki kaitsta. Eesti Konservatiivne Rahvaerakond otsustas hääletamisel anda otsustamise iga liikme südametunnistusele. Mina tänan. Eesti 200 fraktsioonist saadik number 71, Mirtel Sikk. Aitäh sõna eest, austatud eesistuja. Meie Eesti 200 ei toeta Isamaad. Nad ei arvesta meie keskkonnakaitse ja loodusressurssidega. Nende seisukohad kahjustavad meie tulevikku. Keskkonnaprobleemid süvenevad. Selle peale peame hoidma ka enda loodust. Annetama loodust, ennetama liigset reostust ja kaitsma noorte tulevikku. Samuti pole Isamaa eelnõus kirjas midagi tuumaenergiasse investeerimise kohta. Aitäh! Reformierakonna saadik Teele Hint. Aitäh sõnaõiguse eest, lugupeetud esimees ja head saalis viibijad. Täna arutame siin saalis väga paljude erinevate murede üle, sealhulgas majanduse
julgeoleku, iibe ja energeetika valdkondade üle. Ning need on kõik olulised asjad, mis peavadki meie tähelepanu pärsima. Aga Reformierakond näeb, et kliimaprobleemidele ei ole piisavalt keskendutud. Kas meie, Eesti truud kodanikud, tahame minna edasi või pigem tagasi meie planeedi suhtes? Reformierakond toetab taastuvenergiat ning fossiilkütuste suuremas mahus kaevandamine ei tule meie jaoks kõne alla. Just nendel põhjustel ei saa Reformierakond toetada sellist tagasisammu meie kõigi oleviku ja tuleviku heaolu nimel. Elagu Eesti! Aitäh! Järgmisena palun kõlepulti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna saadiku Magnus Puja. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud kolleegid. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon arutas eelnõu põhjalikult, peeti ka läbirääkimisi Isamaa fraktsiooniga ning oleme seisukohal, et raha ei tohiks korjata tuleviku arvelt. Eelnõuga tõstetakse põlevkivi energia kasutust, mis omakorda panustaks kaasa süsihappegaasi tõstmisesse ja taseme tõstmisesse ja sellega kliima soojenemisesse. Eesti on juba CO2 taseme pealt ühe inimese kohta teine riik Euroopas ning selle eelnõuga seda probleemi veel süvendatakse veelgi. Eelnõu põhineb ka argumendil, seletusel, et tegemist on ajutise lahendusega, et hiljem tuumaenergia peale minna. Esiteks tuumaenergia kasutuselevõtt pole veel sugugi kindel ja isegi kui jõutakse kindlale otsusele, siis oleks samuti parem kasutada rohkem taastuvenergiat. Samuti läheks põlevkivi energia tootmise ja põlevkivi kaevandamise peale raha, mida saaks kasutada otstarbekamalt ja palju vähem kahjulikult, näiteks taastuvenergia suurema kasutamisega. Ehk siis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon on üksmeelselt seisukohal, et eelnõu oleks Eestile kahjulik ning palume eelnõu mitte toetada. Aitäh! Palun kõnepulti Keskerakonna saadiku Mart Pääsukese. Aitäh, lugupeetud eesistuja. Praeguse eelnõul on minu meelest kaks suurt probleemi, mis Keskerakond üldse ei toeta. Esiteks, me võtame praeguse majanduskriisi ja praeguse raske olukorra abiks, võtame meie tuleviku arvelt. Me hävitame ilusat Eesti loodust, kaevandades veel rohkem põlevkivi. Me hävitame Eesti õhku, Eesti vaadet, ilusat Eesti vaadet, ilusat Eesti metsi. Tõmmatakse maha, kaevandatakse üles ja siis lihtsalt jäetakse sinna. Ülejäägid kuhjatakse kuskile mägedesse ja jumal teab, mis nendega kunagi saab. Me ei saa rikkuda veel rohkem Eesti loodust ja Eesti ilu. Palun mõelge, mis on praegu Ida-Virumaal. Suured tuhamäed lihtsalt rikkuvad vaadet. Jah, me võime neile kasvatada muru ja teha mingeid lahedaid, ma ei tea, lihtsalt fun mägi, aga mille arvelt? Kas me tahame kunstmägesi või me tahame naturaalset, ilusat Eesti loodust? Ja teine punkt, lõhkaine. Ma ei saa aru, nagu lõhkaine vabrikuks on nagu, ma kujutan ette, see on suur, see on kallis lõbu. See tehas tuleb väga kallis, see investeering läheb sinna nagu minu arvates väga mittevajalikku kohta. Ja pealegi me kõik loodame ja eeldame, et see Ukraina sõda saab kunagi läbi ja me kõik loodame, et lõhkaine hinnad lähevad kunagi alla. Seega meie praegune suur investeering lõhkaine tööstusesse on minu arvates ebaefektiivne meie kulud praeguse raske majandusolukorras teha. Ma
palun kõiki inimesi, kes armastavad Eesti loodust ja inimesi, kes armastab Eestit, hääletama selle eelnõu vastu. Aitäh! Annan nüüd võimaluse Isamaa fraktsiooni saadikul Sirli Švedel oma eelnõu arutelu kokku võtta. Austatud eesistuja, lugupeetud Riigikogu liikmed, aitäh sõna eest. Kõigepealt vastaksin Keskerakonna pretensioonile, et nende tehaste rajamine on kallis lõbu. Paraku ei ole see piisav põhjus, sest et meil on vaja tagada meie julgeolek ja need tehased on see viis, kuidas me saame seda teha. Nii, oleme jõudnud hetkeni, kus arutluse all on siis meie algatatud eelnõu, mis näeb ette põlevkivi kaevandamise aastamäära tõstmise 45 miljoni tonnini. See ettepanek on strateegiline samm, mis suunab Eesti energiamajandust ja tugevdab meie riigi julgeolekut. Eesti maapõues leiduv põlevkivi on meie rahvuslik rikkus, mis on olnud aluseks meie energiamajandusele rohkem kui sajandi vältel. Me ei peaks pelgama seda loodusvara kasutada. Vastupidi, meil on kohustus seda teha targalt ja efektiivselt, et luua väärtust meie inimestele ja riigile. Põlevkivi on andnud meile töökohti ja tugeva aluse majandusele ning see jätkab nende väärtuste pakkumist ka tulevikus, kui me seda võimalust ära kasutame. See seadusmuudatus on tasakaalukas ja tulevikku vaatav lahendus. See teenib Eesti riigi ja rahva huve. Rõhutan vääramatut tõde, et meie iseseisvusime selleks, et olla iseseisvad. Rõhutan ka seda, et eelnõud, mis me oleme täna vastu võtnud, vajavad raha ja siit tuleb raha. Öeldakse, et raha ei ole ja raha ei tule, aga rõhutan veel kord, et siit tuleb raha. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Viime läbi lõpphääletuse. Lõpphääletusele läheb eelnõu muudatusega, mis näeb ette sõltumatu keskkonnamõjude hindamise nõuet enne kaevanduskvootide tõstmist. Hea noorte Riigikogu, panen lõpphääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud maapõueseaduse muutmise eelnõu. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt on 19 saadikut, vastu 68, erapooletuid 8. Eelnõu ei ole vastu võetud, plaksutamine ei ole päevakorras.